Gustav Adolfi gümnaasiumi hoov, aed, jõu. Paigad, millest tihtipeale mõtlemata mööda ruttame, kuid tegelikult peitub nende taga huvitav ajalugu, millest ei tea kaugeltki igaüks. Gustav Adolfi gümnaasium asub iidse Tallinna linnamüüri ääres. Tänapäeval on kooli hoovis õpetajate parkla. Selline nägi välja hoonestus 1826. aastal. Koolimaja ja linnamüüri vahel oli rohkem ruumi kui tänapäeval. On teada, et algselt seisid müüri ääres elumajad ning ka puid oli palju rohkem. Sellel 1910. aasta pildil on näha 19. sajandi alguses istutatud kastanipuud, mis seisis koolihoone ees pikki aastaid. Samuti on muutunud kooli fassaad. Selliseks, nagu on see täna, muutus fassaad 1998. aastal, kui ehitati juurde trepikoridor õpilaste jaoks. Varem siseneti kooli iga päev tagauksest. Kooli hoovis on alati peetud pidulikke sündmusi, milleks on näiteks lõpuaktused. On säilinud ka meenutus sellest, kuidas 1992. aastal Rootsi kuninganna Silviat tema külaskäigul siin tervitati. Peale selle on hoovis korraldatud ka kooli vilistlaste õhtut ja oinaõhtut. Praegu toimuvad igal aastal kooli hoovis Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikud aktused. Koolihoov on eriti oluline, sest võtab vastu kõik kooli saabujad. Peahoonest üle tee asuva võimloone aed on praegu ehitust täis, kuid sellelgi alal olid omal ajal väga huvitavad ülesanded. Nimelt asus keskajal kooli ruumidest tsiterstlaste ordu Püha Miikali nunnaklooster. Siin oli aed, kus kasvatati nunnade tarbeks puuvilju. Kuid ka peale seda, kui klooster suleti ja 1913. aastal võimlamaja ehitati, on siinset hoovi veel kord aiana kasutatud. Nurgapealne ehitis rajati õpetajate majana, kus omal ajal muide elas ka Gustav Adolfi gümnaasiumi Eesti-aegne direktor Aleksis Kuusik ja teised õpetajad, näiteks legendaarne ajalooõpetaja Villem Orav, kelle fotoarhiivist näeme pilte Eesti-aegsest aiailmest. Vilistlaste mälestusest on teada, et nõukogude ajal asus siin õppeaed. Loodusainete õpetajate eestvedamisel kasvatati aias erinevaid taimi, mida õpilased regulaarselt graafiku alusel rohimas ja kastmas käisid. Aed hoiti ilus ja korras. Kui 1950. aastal tulid Gustav Adolfi gümnaasiumisse esmakordselt tüdrukud, korraldasid kooli noormehed poistekoolile just siin aias matused. Hiljem aga õppeaia pidamine lõpetati ja ala kaotas üsna pea aia ilme. Viimane õunapuu võeti maha 2015. aastal. Enne renoveerimistöid seisis hoov suurem osa ajast otstarbeta. Kevadeti toimusid võimlohoovis kooli tänupeod ja aastalõpuaktused. Mis aga saab aiast peale võimlamaja renoveerimist, näitab aeg. Gustav Adolfi gümnaasiumi Ingliu lugu algas 1249. aastal, kui Taani kuninga Erik IV käsul ehitati Eestimaale, kujuneva Tallinna vanalinna servale, tsiterstlaste ordu Püha Miikali nunnaklooster. Nii kerkisidki tänapäeval Gustav Adolfi gümnaasiumi kasutuses olevad ruumid. Praegune aula oli kloostri ajal nunnade refektoorium ehk söögisaal. Algklasside maja aula ehk ajalooline kapiitlisaal oli nunnade koosolekuruum. Klassiruumi 121 elas aga kloostri ülem ehk abtiss. Nii oli ka tekkinud siseõu kloostri kasutuses. Peale kloostri sulgemist ja kooli rajamist nunnasid enam sisehoovis ei nähtud. Selle vahepealsest olukorrast on teada väga vähe. Ilmselt oli see lihtsalt võsasse jäetud õu. Ka nõukogude aja vilistlased ei mäleta sellest mitte midagi märkimisväärset. Objekti hakati taastama ja kasutuskõlblikuks muutma eelmise sajandi lõpus. Siis toimusid kooli renoveerimistööd. 1997. aastal tehti kooli õues arheoloogilisi väljakaevamisi, mil selgus midagi ennekuulmatut ja väga huvitavat. Kui tavaliselt oli kloostrite siseõud nunnade kasutuses, seal käidi puhkamas, palvetamas ja elule järele mõtlemas, siis Püha Miikali nunnaklaostris olid asjad hoopis teisiti. Nimelt leiti uuringute käigus Ingliu õuest inimeste säilmed. Neid oli lausa 86, kellest 2 alla 10-aastased lapsed ning 1 puudega. Paljud neist olid ilmselt hukkunud 11. mail 1433. aastal Tallinna laastunud tulekahjus,
millest ei jäänud puutumata ka klooster. Tuli välja, et kool oli aastasadu tegutsenud otse nunnade kalmistu ääres. Nunnade põrmud kaevati välja ja maeti pühalikult ümber kõrval asuvasse issanda muutmise kirikusse. Keset õue seisva skulptuuriga kaasneb aga oma lugu. Nimelt kinkis selle peale kooli renoveerimist koolile Tallinna linn. Selle otstarbeks korraldati 1999. aastal avalik konkurss. Kunstnikud esitasid oma maketid ning neid kutsuti vaatama ka kooli esindaja, kelleks oli toonane õppelajuhataja ja praegune Gustav Adolfi gümnaasiumi muuseumitädi Helda Wenderström. Helda mäletamist mööda oli esitatud 6 projekti, kuid Hannes Tarkovi ingel oli koolile eriliselt sobiv, sest kõik teised nägid väga surnuajalikud välja. Ingel oli miskit helget, mis väljendab ideed kaitsest ja turvalisusest. Seda vajab iga koolilaps. Samuti oli ingel kohane sümbol kohta, kuhu kunagi olid maetud nunnad. Ka kunstnik ise on öelnud, et ta ingel kaitseb kõiki Gustav Adolfi gümnaasiumi lapsi ning valvab samal ajal ka siin keskajal asunud kloostrikalmistu püha rahu. Skulptuur avati alles 2005. aasta 1. septembril, kuna enne ei olnud koolil piisavalt raha, et õu kauni kuju tarbeks valmis seada. Sama õppeaasta kevadel lõpetas Gustav Adolfi gümnaasiumi praeguse direktori Hendrik Aguri esimene lend ning keset aktust tuli äkitselt mõte luua uus traditsioon. Noored astuvad pärast lõputunnistuse kättesaamist läbi kuju ellu. See komme jäi kestma ning ühendab keskaegse kloostri loo tänapäeva koolieluga. Lisaks lõpuaktustele toimuvad tänapäeval Ingliõues kooliaasta alguse aktused. Ka kümnendike gümnasistideks ristimise nädal ehk oinenädal kulmineerub kauni tseremooniaga ümber ingli. Selline on Ingliõue lugu kloostri kalmistust tänapäeva Gustav Adolfi gümnaasiumi ühe kaunima pärlini.